inimesel, kellele vaimne maailm ei ole väga tuttav, võib tekkida küsimus, et miks üldse sellist teadvusharidust või hingeravi on tarvis? Ja võib küll, ja kui inimene juba niimoodi küsib, siis ta on juba väga suure sammu edasi läinud, siis ta mõtleb kaasa. Ja kui rääkida teooriast üldiselt, siis see on inimese hinge jaoks vajalik, sest enne kehastumist on iga hing teinud loojaga hingelepingu, mida ta siia maale tuleb tegema. Ja kui tema ülesandeks on just selles teadvushariduses eesmine olla, või siis just selles teraapias oma tervenemine saada, siis ta saab seda äratust ja juhatust, need tulemise teed on erinevad ja see tundub inimesele sel ajal tegelikult loomuliku protsessina. Aga kui me mõtleme laiemalt kogu seda teadushariduse projekti, siis esimesel tasandil on see muidugi selline hariduse projekt, nii nagu on erinevaid alternatiivkoole või vabahariduse selliseid ettevõtmisi. Aga suuremas plaanis, kui me mõtleme planeedi teadusharidust, siis selle kooli eesmärk on valmistuda planeedi ees seisvateks protsessideks, mida praegune inimkond veel ei tunne. Ja selleks, et inimesed suudaksid intuitiivselt selles protsessis teha õigeid valikuid, jääda tasakaalu, mitte teha tegusid, mis võib kahjustada teda ja teisi. Selleks ongi vajalik, et me õpime tundma vaimset maailma ja tema taotlusi nii, et see oleks meile abiks. Ja see on see eesmärk, see ülim eesmärk, mille sisu avaldamiseks ei ole veel praegu siin luba antud. Kes aga teab, et planeet on nii või teisiti oma uue arenguastme lävel, siis tema mõistab, et jah, sellesse uude maailma, mida inimtsivilisatsioon praeguses olekus veel ei tunne, ei saa minna ilma teadmisteta, ilma juhatusteta. Akadeemiline haridus, mis praegu annab õpetusi ja väljaõpet inimesele selles töömaailmas ja oma inimelus hakkama saamiseks, ei ole sellele orienteeritud ja see polnud ka akadeemilise hariduse ülesanne. Küll aga oleks minu isiklik soov, kuna ma olen ju õpetaja haridusega ja hoolitsen perede ja hingede eest, ikkagi see, et ka akadeemiline haridus võtaks meid vähemalt kuulata, sest see peab olema nii või teisiti koostöö küsimus, mitte usu ega religiooni küsimus, sest usk on üksnes selles, et me hingedena suudame palju. Kui me selle lipu loosungi endale ette seame, et üheskoos suudame palju. Et see Teeme ära projekt prügikoristuse tasandilt peaks nüüd liikuma edasi hingekoristuse tasandil, mille järele on juba karjuv vajadus, kui me vaatame diagnoose ja inimeste olekut. Et see on ikkagi selline käsikäes edasiminek, mitte vastandumine. Igal ühel on oma ülesanded, oma erinevad rollid ja ka vaimse maailma esindajad, mille kohta on paljudel inimestel selline skeptiline arvamus või siis isegi hukkamuistev arvamus. Need inimesed, kes sellega tegelevad, nad teavad, mida nad teevad. See on lihtsalt erinev ja nii tuleb seda mõista. Ühest küljest individuaalsel tasandil inimene võib oma hinges ära tunda, et see on tema jaoks oluline ja ta soovib siis seeläbi selle teekonna ette võtta. Aga teisest küljest eeldab ka planeedi praegune seis seda, et inimesed saavad enda hingega rohkem kontakti. Kas ma sain õigesti aru? Ja, sa said õigesti aru ja sinu haritus juba mängib siin kaasa. Et tegelikult,
ka selline üldine vaimsus ehk siis see planeedi olek, mis ei ole enam nii tihe mõtteenergia, soosib seda, et paljud seni tabuks olnud või pigem salateadusteks peetud õpetused hakkavad inimestele kättesaadavaks saama, sest vaim on siiski meie kõrgem vanem ja vanem peab teadma, missuguse mänguasja või raamatu ta oma lapsele kätte annab. Nii et inimene, kes ei ole vaimse maailmaga koostööks küps või kelle iseloom ja emotsioonid ei ole selleks sobivad, ei saa niimoodi otsejoones tulla ja alustada kohe meiega koostööd. Et selle tõttu meil ongi just teraapia. Et ilma ravita, ilma teavitamiseta ja selle kooli ideestiku tutvustamiseta ei ole võimalik jätkata, nii et selliseid esimesi kokkupuuteid ja arutelusid peaks ikkagi huvigrupil olema päris mitu, enne kui siit saab edasi minna, sest me enam ühekaupa jätkata ju ei saa. Et need peaksid olema grupid või ringkonnad, kellega me saame koostööd teha. Aga rõhutame ikka seda, et see anti meile nähtavaks teha kogu planeedi jaoks. See ei ole meie enda lugu ega meie eraomand. Nii et kui looja on meile oma vaimu olemust näidanud, kui ta on õpetanud vaimule järgnema nii, et me ei astu oma lõksudesse, oma egomaailma lõksudesse, siis tegelikult meie ülesanne on seda teistele tutvustada. See on üldine selline kirjutamata reegel, mis on ka kirja pandud teatud puhkudel, et kui vaim kellelegi midagi õpetab või juhatab, siis inimene, kes neid õpetusi saab, on kohustatud seda teistele edasi andma. Kui sa selle vastu eksid, siis sa oled isekas ja su teadmisakent, luugid lähevad tugevalt kinni, et õpi ja kasva veel inimene. Et vaim on väga tark lapsevanem.